Tere kuulama muusikanõunike podcasti siin Delfi meediamaja akendega toas. Nimetame seda siis nii, kui stuudios on kriitikud Siim Nestor ja Merit Maarits. Ma oleks juba ääre pealt öelnud Valner Valme, aga Valner on veel endiselt haige. Soovime talle ikkagi tervist ja paranemist. Loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets ja ühtlasi täname meie saate toetajaid Tepsli, Muusikalinn Tallinn ning Converse Eesti. Aitäh! Siim, popmuusika maailma uudiseid. Kanye Westi kohta lugesid? Jaa, lugesin eelmine nädal siin punnitasime silme, et uus album on ilmunud ja suurt. Nüüd ei saa juba teist saadet järjest. Ja nädalavahetusel vist üks Briti suurimaid festivale, no kindlasti nende muusikaruumis üks suurimaid, väga väikesed muidugi jeed endale lubada ei saagi, kuulutas välja, et on peaesineja, siis pups, kõik suured sponsorid kadusid tagant ära ja nüüd on festival kuulutat, et jääb ära üldse. Kas sa nägid, mis päevadel ta on peaesineja? Ei, festival jääb ära. Ooterid, aga see kõigepealt festivali ise oli juba õudselt äge. Finsbury Parkis reedel nii. Kanye nii. Laupäev Kanye ja pühapäev Kanye. Nii et ja siis võtsid ju kõik sõna seal Keir Starmer ja isegi õige ja linnapea ütles, et me ei taha sihukest inimest siin näha ja nüüd tuli uudis, et võeti vastu otsus, et Kanyel on Inglismaale sisenemiskeeld. Vot nii kõrgelt lendab ikkagi see meie Kanye West. Ja see aasta jääb festival ära. No see festival oligi tegelikult nagu tema 3-päevane kontsert nii-öelda. No, ja ta rääkis, et ta tahtis Kanye, kuidas ta tahtis juudi kogukonna sinna eraldi veel kohale kutsuda ja et nad saaksid muusika läbi nii-öelda tema armastusest ja mõttemaailmast osa nende vastu. No tänapäeval ongi nii, et tegelikult ei ole nii väga mõtet andeks paluda, sest mingil osal, kõval osal publikul või auditooriumist või inimestel või ühiskonnast ei olegi üldse mingit soovi või tahtmist andeks andma hakata ja isegi kui see nagu paluda andeks, siis öeldakse, et see nüüd küll mingisugune andeks palumine ja see ei kõla üldse seda moodi, nii et aga suurt vahet ei ole. Aga siin samamoodi võib ka nende andeks palujate kohta öelda, et need ei ole erilised, need nagu moe pärast ütlevad, sest ta ei saa muidu lihtsalt. No täpselt niimoodi. Et see on nagu mõlemapoolne selline jah. Aga Siim, sa annaks talle andeks? No suurel reedel mina oleks igal juhul andnud andeks. Jah, ma oleks ka suurel reedel, kas ei kuulutatki suurel reedel välja. Ei, no asi on selle jeega on tegelikult asi ka selles, et kas tal on vist ikkagi nagu suuremad ja väikesemad haigusood ka. Sest ega seal inimesel nagu, kupli all kõik päris hästi ei ole. Et ta ei ole nagu vist ei ole, ma ei tunne ennast mugavalt sellest rääkides, aga ta vist ei ole kõige paremat tervise juures üldse kunagi olnud. Nii et ma ei tea, kas see on juba koht, kus võiks kaaluda tõesti andeks andmist. Ja sellega oligi täpselt, mul oli täpselt see tunne, et kuni järgmise korrani. Kui tulevad jälle need oot tulevad peale, siis et eks see ole raske olukord ja kahju temast muidugi varasemalt, siis kui ta nii radikaalselt esile ei olnud oma tegudega ja sõnadega, siis mulle ta lihtsalt ei meeldinud, aga nüüd on ta nagu next level artist, ikkagi teagi teist sellist, keda eks neid ole muidugi varem. Nüüd ta meeldib sulle väga. Ma ei ole seda kordagi öelnud. Ma küsisin. Ei, aga ma ei saa temasse enam suhtuda lihtsalt niimoodi, et ta lihtsalt ei meeldi mulle. Okay. Ta on natuke nagu Donald Trump juba. Ja. Ma ei püüdnud kinni, kas sa kuulasid selle albumi läbi? Kuulasin. See on täitsa päris okei plaat. Ära muretseda, aga kuulame seda.
või tohi mingid neid antisemiite mängida, ta ei ole antisemiite. Ma ütleks, et ta on selline new gospel. Siis üks tore asi jäi silma mulle, et Pet Shop Boys on läinud turneele, mis on tõeline selline fännide unistus, selliste, kuidas nüüd öeldakse siis tänapäeval, superfännide unistus. Turnee nimi on Obscure ja nad mängivadki lugusid, mis ei ole hitid, vaid B-pooled, ma ei tea, C-pooled ja albumid rääkid, ühesõnaga siukest nodi, mida ei ole võib-olla tõenäoliselt üldse kunagi kontserditel esitatudki. Ja see on selline superfänni unistuste täitumine. Ma kujutan ette, et see võib kuskil Redditis või Pet Shop Boysi fännide boardil on siukest asja ammu oodatud. Ega see ongi hea, kui artist on oma selle karjääri viimases pooles enam nagu uusi fänne pole vaja juurde nagu tekitada või neid selliseid poolfänne hoida, et saabki hakata keskenduma nende põhifännidele ja võibki rahulikult B-pooli teha, sest muidu oleks saanud sõimata. Või siis nagu Kim Gordon, võidki rahulikult hoopis räppi tegema hakata. Kind of. Meritile ma mäletan, ei meeldinud see Kim Gordon eriti. Ma ei ole sükast asja. Okei, ma natuke nüüd liialdasin, aga sa ikkagi seal olid ütlesid, et pigem selline, ütlesid, et ootasid rohkemat, ütleme siis nii. Ja ootused olid, see on see proportsionaalsuse küsimus, kui ootused on seal kõrgel ja siis päris sinna ei küündi, siis nii. Jääbki siuke mulje. Siis ma selle kohta tahan kohe küsida. Nii. On sul varasemalt olnud ootused millegi puhul hästi-hästi kõrged ja siis need on õigustanud ennast või osutunud isegi veel üle ootuste heaks? Selle küsimusele vastamiseks ma peaks brausima mõttes läbi kogu selle perioodi elust, kus ma olen süstemaatiliselt uusi albumeid teadnud oodata ja kuulanud. Kogu oma kuulamishistory. Jah, veits keeruline vastata. Järgmine kord siis räägime sellest edasi. Jah, okei. Et sa tööta vahepeal materjal läbi ja siis räägime. Jah, okei, kodune üles. Aga sa hakkasid ütlema midagi, ma väga vabandan. Ma segasin vahele, ma lihtsalt kartsin, et ma unustan selle oma suurepärase mõtte ära muidu. Mul neid liiga palju ei ole kogu aeg. See oli tõesti suurepärane. Ei, mul ei olnud midagi lisada. Ei, sa hakkasid midagi rääkima, aga olgu. Oled ikka kuulanud samas teemas vist. Kanye Westi, ma saan aru, sa kuulanud ei ole, seda sa põhimõtteliselt, see on arusaadav. Ei oota, sul ei ole meeles, mis me eelmine nädal rääkisime ju. Mina just rääkisin kiitvalt sellest. Sa olid kuulanud seda juba, õige. Ja mina rääkisin, et ma võib-olla ei julge kuulata. Ja ma ütlesin, et ei pea kartma. Võtsin julguse kokku, isegi juba leheveergudel soovitasin. Vaat see oli album, mille puhul oli selles mõttes võib-olla kerge positiivselt üllatuda, sest see ootused olid seal põrandal. Jaa, just. No nii on väga lihtne. Et sellega oli jah. Aga ma ei tea, Siim saab vist objektiivsemalt öelda, kuna mina olen vana Kanye fänn, siis mul on nagu oli keerulisem, aga Siimul võib-olla kergem objektiivselt seda muusikat hinnata ja ma saan, et talle meeldis siis ju siis ongi viisakas album. Mida ma vahepeal kuulasin? Ma käisin vahepeal Viljandis. Mis seal? Näitustel? Ei, konservatooriumis, kus ma ei ole kunagi käinud, ma üldse ei mäletagi, mille ma viimati Viljandis kontserdil käisin. Käisin selle noore Viljandi bändi Metropol lühialbumi esitlusel. Aeg on sealmaal, kus Ann Sanduri järeldulev põlvkond juba teeb bändi. Paremat musa kui Ann Sandur ise või? Väga ansandurlikku musa siis. Okay. See on siis, Mihkel elab vist Viljandis. Mihkel Kirsi poja bänd. Okay. Ja kas nad olid selles hiljutises noortebändide? Paavis toimunud jah, see Live Youth konkurss, seal nad äkki said 3. koha. Et selles mõttes Eesti kohaliku rocki mõttes siis süke väike tõusutäht või? Sa käisid seal häälega? Viljandis või? Õlle ei, me käisime bussiga. Okay.
mitte siis selle liinibussiga, vaid eraldi fännibuss. Oma bussiga, fännibussiga põhimõtteliselt, jah. Kas seal oli publikat ka ja kõik töötas nii nagu peab või on ikkagi? Pühapäevase päeva kohta äkki 50 inimest tuli ära, koht ei ole väga suur ka, aga mulle, ma selles mõttes pubi kogemuse jaoks soovitan sinna minna, sest seal oli, ma ei tea, meenutas mulle natuke sellist mingit Londoni kuskil väiksemas mitte veel gentrifitseerunud linnajaos olevat pubis, jah. Aga laivi enda kohta, et ma muidu olen käinud kontsertil ilma kõrvatroppideta, aga seal oli isegi kõrvatroppidega natuke keeruline, ehk siis helimees natukene veel sellises harjutamise faasis, et see võib-olla nagu oli ka mingi omaette element selle juures, et väikelinna kontserdi kogemus, aga ma soovitan seda EP, et kuulata jah, et inimestel, kes on Sandur, kellel on Sandur, meeldib selle neile muidugi, aga seal on jah, siuke huvitav Lõuna-Eesti siuke suve nostalgia hõngi juures ja see siuke see tunne, et seal alles katsetatakse ja veel päris ei võib-olla kõik ei tule nii välja, nagu plaanis on, see on pigem sümpaatne ja nagu atraktiivne isegi. Mulle ei tule kunagi. Kas see oli nüüd pubis või konservatooriumis? See ongi pubi. Konservatoorium. Pubi nimi on konservatoorium. Konserv. Mina käisin eelmine ajal ka mis päev täna on? Sorry. Mina käisin eelmine nädal teatri etendust vaatamas, kus anti kõrvatropid sellel Van Graali ooperil. Mairo, ütle nimi, palun. Ma just nägin teda täna. See sellised eksperimentaalse muusika tegelased nagu I Kindly Ask You, Coffin, Dagger ja mis artist või bändis seal? See Mega Superstar, need möllasid Van Graali prooviruumis ja oli küll muusikaline etendus tõepoolest. Oli ka hea. Poole pealt imes sisse, jah. Alguses oli poole pealt läksin ära. Ei, alguses mul oli tunne, et mul on siuke, olen sellises ebamugavas olekus nohikutega vastamisi, aga siis läks ikkagi lärmakas ja tõmbas mind sisse. Kas ei ole teatris mitte alati niimoodi, et alles kuskil poole peal hakkad maha rahunema ja siis hakkab see Stockholmi sündroomi moodi moment pihta ja siis tahtmata hakkab kõik meeldima ja see on nagu ühesõnaga see keha dikteerib sulle selle, et kõik on fine. Ma olen isegi olnud mingil rahvateatri kunagi Ida-Virumaal käisin vaatamas, mitte väga ammu, aga ühesõnaga oli suveteater. Ümberringi rahvas lõkkerdab naera, nii lollid naljaku veel saab olla, siis kuskil poole etenduse pealt seal aru, et naeran ise ka kõva häälega kaasa ja nii lihtsalt on. Ma olen tähele pannud teatrilava etendustel käies, et mitte ühegi kultuurivormi puhul ma ei manipuleeri iseennast rohkem, et see, võib-olla see on see vahetu publiku kogemusega, siis sa pead võib-olla teed mingeid otsuseid seal esimeses faasis, et see ikka ei ole nagu väga hea asi, aga siis hakkad nagu selle enda kõrvalistuvate inimeste reaktsiooni pealt nagu mingeid asju ümber hindama ja siis tabad ennast etenduse lõpuks hoopis teiselt seisukohalt. See on minu isiklik. Ja läks kinos ole ka seda, kus ümberringi inimesed sind mõjutavad, enne kui lihtsalt äkki lubate räägin selle, lihtsalt tuli meelde ilus lugu seoses inimestega kinosaalis sinu ümber, kuidas kunagi Koit Raudsepp käis Indias kinos ja see kõigepealt ta oli ainuke valge inimene seal või mitte indialane siis või hindu ja siis ekraan oli vaevu näha, sest seal kõik suitsetasid omale need on ju mitte tubakad, vaid see hirmsa aisu. Põhimõtteliselt mingit nelgist toru. Ja hästi hull film oli ja siis ta ei saanud aru, et
kogu aeg rahvas naerab nagu mingite asjadele ja ta ei vaata üldse naljaga, siis kui Koit ja ta naerab väga kõva häälega, siis kui tema naerma hakkas üle saali, kui temale mingi asi väga nalja tegi, siis ta naeris üksinda üle saali. Ilus. Mul on hea meel tervitada meie saatekülalist. Tere. Ingrid Kohtla ja aitäh, et leidsid kiirel ajal meile siia külla tulla. Et 18. kord, ma saan aru, Tallinn Music Week toimub. Tallinn Music Week saab täiskasvanud. See oli seal kodukad oli see kirjas. Coming of age. Ega ma ei ole lugenud. Aga kas sa oled olnud seal tiimis algusest peale? No midagi ma tegin algusest peale, et esimene Tallinn Music Week, ma olin tegelikult MTV-s siis. MTV oligi viimast aastat, millega seoses mina ikka annan Kanjale andeks sellest natukene täpsemalt siis. Siis ma tegin oma showcase'i seal, kus olid ühtlasi siis Tallinn Music Weeki 2 ainsat välisartisti. Soomest Disco Ensemble ja Leedust Happy Endless, mis oli muidugi MTV menubänd. Teised olid kõik eestlased. Ja, Happy Endless. Ja, just. No see kirjeldab üsna hästi seda, kus Tallinn Music Week tol ajal oli ja kus ta on praegu. Selle tegelikult mu järgmine küsimus oligi sel samal teemal, et see on selge, et festival on arenenud kogu aeg suuremaks ja suuremaks. Kas see lagi on juba ammu ette tulnud või ta on veel tulemas? Lagi tuli kätte mõnes mõttes siis, kui me saime 10-aastaseks. Siis oli vist üle 300 artisti esines ja linnalavasid oli, ma mäletan isegi neid kohutavaid pressiteateid, mis sai siis kirjutatud, et Tallinn Music Week teeb 100 bändi, 100 lava üle linna ja see oli siis ainult need päevased kontserdid, millega me võtsime loomulikult õhtustelt kontserditelt piletiostja ära. Ühesõnaga, kuumenesime natukene üle ja saime väiksed vitsad kägete, aga pärast seda on vist on äkki mõistust natukene pähe tulnud isegi, jah. Aga ega Tallinnas ei ole ju võimalik selles mõttes ikkagi suuremat asja enam korraldada ju, kui ta on praegu. No ütleme, et laiemat ja detailsamat vist mitte suuremat loomulikult on. Selles mõttes, et sa võitsin teha nagu aasta otsa seda festivali ja meil on üle 200 artisti, 40 maalt, meil on tohutu konverentsiprogramm, linnaprogramm, aga kokkuvõttes mulle ikkagi näiteks Delfist keegi võib, vabandust, üldse ei mõelnud midagi, küsiga Õhtuleht võib helistada ja küsida, aga mis te kõike kuskil staadionile ei tee? Ja ka hea küsimus, ega meil staadion eriti ei ole. Et staadionide ja üldse nagu selliste suuremate kontserdimajade kriisist muide homme saab kuulda Tallinn Music Weeki sellisel eelüritusel Linnahalli laval. Just. Lae koht. Tahtsid öelda midagi? Ja ma eile lugesin, juba seal on 25 esineid. Ja on küll. Aga seda probleemi ei ole teil vist juba ammu, et te peaksite rääkima, mis asi see Tallinn Music Week on ja mujal maailmas või on endiselt ikka seda seletamist. Mul on tunne, et te nendes nii-öelda showcase filmi festivalide nimekirjas olete ilusti figureerite seal tippudes ja see ei ole nii või? No ütleme, et Euroopas meid teatakse. Euroopas teatakse, Euroopas me isegi võib vist öelda, et ametlikult või semi-ametlikult oleneb kelle poolt vaadata, et oleme põhimõtteliselt top 3. Et see on siis Eurosonic ehk SNS, Reeperbahn ja ongi Tallinn Music Week tegelikult. Aga kuhu te laieneda tahaksite siis? Ei tahagi laieneda. Ei, ma mõtlen selles mõttes, et see tuntus nii-öelda või industri teadmine, et teist, et me peame sinna minema. No eks me teeme neid retkesid ka, isegi Merit on kaasas käinud mõnel sellisel kruiisil Iirimaal ja Hamburgis, Saksamaal ja nii edasi. Eks me kompame natukene neid turgusid küll, jah, et kus võiks võib-olla nagu mingit suuremat koostööd ka teha. Midagi selles mõttes täpsemalt, et ütleme, et selline Tallinn Music Week off kusagil, ma ei tea, Tokios näiteks, et päris nii kaugel veel ei ole, aga tahaks olla küll. Ma just mõtlen, et Jaapan võiks olla üks koht. Absoluutselt võiks, jah. Ja sealt isegi tegelikult kogu aeg selline vaikne kompav huvi on mõnes mõttes olemas, ka asi tuleb lihtsalt kätte võtta. Just. Mida praegusel ajal on lihtne teha ja mida ei ole lihtne teha? Mida on lihtne teha? Bookida on lihtne tegelikult.
ja selles mõttes teil käib bookimine niimoodi, et inimesed on oma taotluse just. ja siis teie valite. Ja, et see on ju tegelikult puhas mõnu, sellepärast et kõik, keda sa bookid ju teoreetiliselt vähemalt peaksid tahtma sellel festivalil esineda. Siis natukene rohkem sellist kõvemat kuraatori kätte silma vajab võib-olla konverents, et milleks seda üldse vaja on. Et Tallinn Music Weeki konverents, et ei taha uhkustada, aga see on üks huvitavamaid konverentse võib-olla, et ma nendel teistel väliskonverentsidel olen ka käinud, et need on sellised hirmus sirgjoonelised ikka punktist A punkti B, et kuidas saada rohkem striime, kuidas seda seiajastus hakkama saada ja kuidas saada agente bookingut, et me võib-olla proovime natuke sellist inglise keeles võib-olla meid nimetatakse isegi pigem mitte industry conference, vaid selline cultural convention, et püüame nagu selliseid laiemaid ühiskondlikke kultuuriteemasid ka sinna kokku koondada. Eks iga festival on oma tegija nägu ka, et see suuresti Helen Sildna visioon on ja siis teiste visioonid või siis teod või siis, ma ei tea, mingisugused väiksed obskuursed huvid toetavad seda kõike. Aga sel nädalal nüüd konverentsil, mis ma saan aru, et reedel ja laupäeval, eks ole, et mis kellaajal ja kuhu tingimata kohale peab minema, kuhu sa ise lähed? Kus ma ise lähen? Kui sa ei ole, ütleme, tööl? Jaa, ma pean modereerima 2 paneeli. Üks on siis põhimõtteliselt muusikanõukogu, ehk siis meie BBC-st virutatud nimega Jukebox Jury. Ja seal on siis väliskriitikud koos, et natukene teistmoodi on selles mõttes, et me kuulame ainult minut 1,5 igast loost, et saaks rohkem sinna sisse pakkida. Aga nad on ette kuulanud. Ja valik on selline rohkem seinast seina. Me käisime, sa olid ka seal veel siis hindajate seas, kus me käisime? Sloveenias, mis selle nimi oli? Ment. Ma mõtlesin, miks see Menti enne ei pakkunud, sa oled suur Mendi fänn. Ma ei ole mitu aastat käinud, pärast seda siis, kui Raul ka käis, pärast seda ei olegi viitsinud käia enam. Sai nagu kõik tehtud seal, siis oli veel selline Balti programm. Ment oli eriti huvitav. Aga see on kõva festival. Mul oli suur täis, kui huvitav oli Ment see aasta. Okei, nii. Ment on tõesti, ütleme, et Euroopas, et Tallinn Music Week, ise teeme, ise loome, Ment on võib-olla siiski siiamaani lemmik. Et selles mõttes, et nad on osanud kuidagi kompaktsemana kaasa hoida ja nad on pirtsakad, seal artistid ei kordu näiteks, sa oled ühe korra seal käinud, siis seal peab olla mingi väga eriline põhjus, et sa teist korda läheksid. Lae. Et mingis teises koosluses. Okei, Jukebox Jury, mida sa läbi vead? Ja siis pärast seda on üks meediapaneel ka, kus me räägime siis tegelikult, et kuhu see uue kooli meedia üldse läheb Eesti ajakirjanikest, seal on Silvia Urgas, sõltumatu ajakirjanik, kes on tänu sellele ka hästi terane. Et mulle tema tähelepanekud meeldivad, et teised on välismaalased, et põhiliselt britid, üks poolakas ka. Ja seal me siis räägime sellest, et mis asi see tänapäeva meedia üldse on vanad head teemad, millest saab siin ka koha peal räägitud Eesti muusikaturu fookuspäeval, et kui kunagi oli ikka see millegi esikaas või next big thing, siis keda see tegelikult praegu üldse huvitab ja siis selle paneeli nimi ongi, et mis ta oligi, Vibe Checks and Lorecore, et tead, mis on vibe'id ja milline lore sul on artistina. Ma segan korra vahele sellest traditsioonilise meedia olulisusest moodsatele artistidele ja plaadifirmadele annab märku see, et see on üks Eesti tublimaid plaadifirmasid, kes päris palju plaate toodab, on teinud oma viimaste tähtsamate plaatide need promomaterjalid ehk pildid sellised, mida põhimõtteliselt ei olegi võimalik kõlbulik ja pärismeedias kasutada, mingi puhtad ainult sotsiaalmeedia materjalid. Ühesõnaga tuleb pressipakk, aga see ei ole enam, see on sotsiaalmeedia pressipakk. Ja. No aga mis siis selles mõttes, et Kieran Press Reynolds leiab triibupasta üles ja mitte, et sellest oleks kuulamise juurde, aga see ongi see, et kas ütleme, et nüüd see sama label või triibupasta ise oskab seda üldse hinnata, mida see üldse tähendab, et mis krediiti või klauti see annab ja mis üldse on oluline. Et nendest asjadest ega seal mingit tõde või punkti asjale ei leia ja punkti asjale ei pane, aga ikka on huvitav rääkida. Ja kihvte inimesi on meil ka kohal, et räägime kihvtidest inimestest. Et ütleme sellised 20. sajandi inimesi siis.
No siis okei. Kui veel inimesed kipsitavad. Jaa. Et Matt Black, Ninja Tune'i kaasasutaja ja Cold Cuti. Jaa. Selle on müüsid maha, jah. Just äsja. Aga oled kord kaasasutaja, oled igavesti kaasasutaja. Ei, aga selles mõttes töö on ka tehtud. Täpselt. Ja siis üks siis selle duo Cold Cut liiga, ma ei mäleta, mis see teise tüübi nimi oligi. Kõige nõmedam on see, et ma olin lausa fännel omal ajal just nende kui DJ-de fänn. Ja siis nad tegid ka Marky Smithiga koostööd ja nii edasi ja ühesõnaga... Kas Rhythm Doctor pole ka nende sõber mitte või? Kindlasti võib olla, tunduks loogiline. Täitsa imest, aga meil ei ole küll Chrisiga sellest kunagi juttu olnud, aga igal juhul nad DJ-dena olid täielikult suunanäitajad omal ajal. Tänapäeval see on üsna tavaline, et kus mängitakse erinevaid stiile miksituna kokku, nüüd teeb arvuti selle ära, jube lihtne on, aga siis nad tegid seda plaatidega, see oli nagu see oli next level, nagu öeldakse. Sampli pioneerid, kollaažimeistrid, Falling Leaves oli mul kunagi suur lemmik ja Airbnb and Rakimi põhilugu, kihvte asju teinud. Ja Matt Black siis, jah, aga loomulikult, et ega ta sellest muusikast ei räägi, et tema põhiline tuum on praegu olla ikkagi inimõiguste aktivist. Ja seda ta on tegelikult alati olnud, et ütleme, tegelikult selline punkeetos on tema põhi olemas. Ta pigem räägib sellistel teemadel. Siis meil on Resident Advisory, ka vist kaasasutaja, kui päris tehniliselt õigesti öelda. Paul Clement, Eesti juurtega mees ju osaliselt. Kes meil veel on? Siimuga Intekat lugesin. Siimuga Intekat lugesin just. Ma korraks vaatan. AHA põhitüüp, mitte põhitüüp, vaid tema Magnum Furuholmen sündimängija, kes on tegelikult selle Take on Me sündikäigu autor, et oli teismeline, kui seal oma magamistoas Oslos tal see välja kukkus ja tema on tegelikult ka kujutav kunstnik, skulptor ja päris tegija, mitte mööndustega, et vaatame siis, mis see tüüp teeb. Temaga on intervjuu ja siis meil on veel natukene tuletan meelde Ian Huffam, kes on Londoni agent, tema on tegelenud selliste tüüpidega nagu Robbie Williams ja Moby ja Gorillaz ja Blur ja et ühesõnaga mees kuldse puutega, et põhimõtteliselt leiab neid, kes saab kohe edukaks või siis oskab ja ta on selline vähemalt muusikaringkondades räägitakse, et ülimalt meeldiv inimene, et süda on õiges kohas. Et miks mitte kuulda selliseid inimesi, jah. Huvitavaid teemasid on seal seina, jah, et sa soovitan tulla kuulama. Aga Kanjale ma annan andeks. No Kanjast me saame kohe veel rääkida. Kibelesin. Aga kiiruga veel sellest ka, et kontserdid, kus tingimata käima peab. Ütleme, kui keegi festivali külastaja näeb sind, siis hoiab sul nii-öelda silma peal ja siis liigub su järgi. No võt, et see iseasi on see, kuhu mina lähen, et mina jõuan tavaliselt neljapäeva õhtul kuskile reedel võib-olla korraks ja laupäeval siis afterparty. Päris hea afterparty on tegelikult. On küll, jah. On. Tsiteerides ühte korraldajat, et vahva kaos, jah, Von Krahlis. Aga seal siis peaesineja on saksa, ma ei tea, kuidas nimetada, meloodilise tehnotandem Bukashade. Et olid ka suht popid sel ajastul, kus ma veel MTV-st töötasin. Ehk siis kõik on mõnes mõttes veab, me saame 18 ja mingid asjad veavad jah, natukene selle eelsesse ajastusse. Sott ei olnud veel päris seda sotsmeediat, kandjad olid midagi muud, kogu elu ei olnud online, et vahva. Aga eestlastest, keda vaadata ma võib-olla nagu hüppaks oma tavapäraselt kursilt kõrvale, sellepärast, et ma sain päris liigutatud, ma olin sellisel üritusel nagu Heavy Music Battle eelžüriis Tapperis. Et kujutage ette, et Tapper veel päriselt eksisteerib, seal päriselt tehakse midagi. Ja seda ei ole nagu, see oli minu viimaste aastate võib-olla kõige
meeldivam sündmuskogemus üldse. Et metalli inimesed ikka oskavad. Laud oli lookas žüriil, siis juhatati veel ekstra, kui ma nagu jõudsin komplimente teha sel teemal, siis juhatati veel ekstra bändi backstage, kus oli veel seda kõike kuhjaga. No. Ja kõik toimus mitte minuti, vaid sekundi pealt. Wow. Ja ma olin tõeliselt, mina, kes ma ikka hilinen kuskile, et kui mitte 5, siis 2,5 minutit. Aga mul on alati väga, kuidas ma ütlen, põrmuks löödud, kui miski toimub nagu kellavärk. Soojad, meeldivad inimesed ja eks seal oli sellist naljametalit ja midagi head ka oli. Paar bändi, kes said teistelt žüriiliikmetelt 1 punkti päris head. Üks nagu Eesti noorte välismaalast, üks kutt on vist ukrainlane, keegi on itaallane, nimi ei tule praegu meelde, aga neil ei olnud trumme näiteks, trummarit. Metal-bänd ilma trummarita. Ma olen juba sõulnud. Ülihuvitav. Pärast muidugi kahjuks, sellel põhitüübil laulja oli seal 2 bändi. Teisel bändil ka ei olnud trummarit, aga ta jõudis lavalt karjud, et tega tahaks. Aga seal oli huvitavaid elemente, sellised ka kollaaslikke ja mulle tundus, et võib-olla nad on Jaapani visual fännid, et nii image'is kui soundis seda oli kost, et see logises lahedalt, et seal olid ka võib-olla laul ja sellised vokaalne, mitte just säravus oli väga hästi varjatud Reginas, et see oli huvitav, ma panin maksimumpunktid, teised panid 1 punkti. Mis bändi nimi on siis? Tule praegu meelde, ma ütlesin, sest nad on täiesti tundmatud, aga ma tuletan meelde ja saadan. Mul on endal ka kirjas kuskil, sest võitsid Olli ja Bloodfeather. Okay. Oli ka huvitav näha neid laivis. Siim nimetas siin saates laste metalliks. Jaa, aga see oli ajalooline sündmus, sellepärast, et nagu ka kõik korrad, kõik olid väga ärevil, et Olli oli seal laval, sest Olli tegelikult ei ole mitte kunagi esine, mitte ühelgi üritusel nii-öelda metalliskenes või päris klubis. Et ta on selles mõttes, ta on selle projekti enda, sellise bändi, sellise kuvandi, sellise soundi enda peas kokku pannud. Mõnes mõttes väga andekas inimene, skille on. Aga ta ei ole nii-öelda siis real või orgaaniline. Ja see oli näha, et ta oli ise ka pabilas, et see oli selles mõttes vahva kogemus. Ja sai hakkama, võitis. Ta ikka sai hakkama, jah. No tubli poiss. Sai hakkama, jah. Veidi selline, oli natuke selline mängudoosi metal, jah, aga ma nägin, kuidas seal oli ikkagi päris sellist alaealist publikut ka, et see toimib ja teab, mida teeb tegelikult. Oota, aga soovitused? Soovitused ühesõnaga, minge vaadake neid metalliüritusi ja seda heavy metal battle'it ka, sellepärast, et kui nendes poolfinaalides olid žüriis amatöörid, siis nüüd mul on näiteks Metal Hammer ja Lauderi toimetaja on kohal, on Mystic Festivali korraldaja, on ikkagi maailma absoluutne eliit selles vallas. Mingi ala 4 aastat tagasi sai käidud seal metalli showcase'il ja ma mäletan, see oli mu Tallinn Music Weeki lemmikõhtu. Kas me ei käinud koos mitte? Von Kraalis õudselt lahe oli. Vist käisime. Ja oligi kõige sümpaatsem publik, bändid tegid nalja ja nii edasi. Ühe asja ütlen veel. Te toetate Muusikalind Tallinn, eks ole. Meil on selline üritus nagu Sound of the Cities ja seal esineb üks selline artist, kelle, me rääkisime siin enne, et käime ka välismaal reididel, kus me eriti ka käisime Iirimaal ja mina leidsin ühe Põhja-Iirimaa artisti, ütleme, et kuulates konservina, ta midagi väga erilist ei ole, Tanaka 7 või 8 on ta nimi Rooma numbritega, mustanahaline kutt, oma vendade, nõbude sõpradega teevad bändi, eks ta on selline Afrofusion ja R&B jube hea laulja ja mina sain võidetud niimoodi, et ma sattusin kogemata neid vaatama natukene varem ja nad soojendasid ennast mängides lihtsalt nagu jämmides Michael Jacksoni You Rock My World'i väga lahedalt ja Moonwalkides laval, et tasub vaadata sellised asja, aga on kõike... Tema linna peal kusagil? Esineb. Lahe bänd on, armas bänd. See Muusikalind Tallinn? Muusikalind Tallinn, see on Sound of the Cities, mis on siis erinevad muusikalinnad ja loomulikult Eesti partner on Muusikalind Tallinn. Aga seal on siis Belfast, Tanaka on siis Belfast ja Põhja-Iirimaa.
esindaja. Aga meil on kihvt asja, meil Olev Muiska tuleb jälle Austraaliast, et ikka tasub ära kuulda näha. Maria Kallaste plaati, mida ma jõudsin lõpuks selle kuulamiseni. Kiideti siin kõvasti. Vahepeal olen, ei ole talle erilist tähelepanu pööranud, tegelikult ma nüüd tahan kindlasti ära näha. Siis Aivar Tõnso teeb jälle oma huvitavaid asju koos Lätis Kaanumetsiga. Kõike on Eesti muusikapäevadega ühisüritused, et kava lahti ja ma ei tea, absoluutselt kõike leiab, tasub seigelda ka vist. Ei pea kinni olema milleski. Nii, aga nüüd oleme rääkinud küll. Mul on paber. No sa tavaliselt teed mitu paberit, aga ühesõnaga me peame hakkama kuulama muusikat. Õnneks lood väga pikad ei ole, nii et vast saame hakkama Eesti ja mitte Eesti lood, nagu ikka vaheldumisi. Ja hindeid anname 1-10. Mul meeldib suga lõbus, ma ei ütle seda tihti, aga mul meeldis, kui me õhus sai teid lennuki aknast pilti ja sa tead muusikast ja autosid ja juuste. On ilmselge, et ma unistan sul meeldib suga mõnus, ma ei ütle seda tihti, päris hästi mulle mõjud, sain paar uut ekspressionisti. Mul meeldib, et sa teadust palju rohkem asja, rohkem näitlejaist ja mööblist, must pole kuigi raske. Tobi mokal nagu multifilmi kraadiklaas, katki on ta küll, aga näha tuleb maailma. See laadi-taadi-ta ostis meile paadi ja nüüd viia saan su kõikjale, ainult mitte roosi aida. Valgustab see, kui välgu nool, tood välja päikese, kui särama peaks kuu. Õõgu sigaret, vaid säramad su suus. Väike kups Vahemeres ja maha ujutud meik. Kõnni oma keha otse polkadotist kleiti. Kuidas nii? Värjad jalajäljed tekid unistuste tuules. Õhus on elekter, ka magus soolaselt su huultel. Mamma mia, mida elu? Fernetti ja makrelli anna siia omad telooned, pildid lähevad karusselli, siis digestiiv, magustoit, siis kohv, tants, mu käsi ühel fotol ka, seda nimetati soft lounge. Siin pole ainsaki grottot lahtega maapinna nõva, mis ei saaks juba täna suurte sündmuste tunnistajaks ja kõike seda armastan ma tavatult, see maa on üks suur muuseum ja siia sobime me valatul. See on Pitsa, nendelt ilmus just album, ma saan aru, et see on järjekorras teine, Arbose või Arbuus. Ei tea eestikeelne bändi nimi, siis äkki on ka see pealkiri vaja eesti päraselt täheldada. Alitalia, sinuga ta jääb. Siim, oled kuulanud seda kindlasti? Ja olen tore pop-plaat ja see on tore pop-lugu.
vabandust, ma köhatan nüüd kohe. Oi. Ja no see lugu kõlab täpselt selline nagu ta on loodud selleks, et jagada rõõmu, jagada positiivset meeleolu inimestele, et näe, pitsa sõidab siit oma, ma ei tea, vankriga või lahtise autoga mööda ja loobib kõigile sellist head uju pilvesi, võtke, tulge siia, oleme koos rõõmsad, ei ole sellel edul häda midagi. Ja praegu siis sellisel hetkel, kui siin taevas on väga suhteliselt tume ja üldse elu on ümberringi ikka väga-väga karm, mõjub täitsa hea positiivse süstina ja need nagu reklaamiklubi. Nagu reklaamiklubi ja omal ajal, täpselt nii. Ja seal soundide rägastikus toimus mingisuguseid ootamatuid ja üllatavaid asju ka ja see kõik nagu lakses kenasti kokku, kaasa haaratud need puhkpilli imitatsiooniga see lõpuosa naljakas koht oli võib-olla see, kui Reket hakkas peaaegu juba natuke rögisema. Samamoodi ta rögises sellel Unibet Arenal toimunud kontserdil, kus ta laulda proovis, see oli naljakas. Väga tore, kena, üks nii kipras nägu on, 8 punkti. Ära kirjelda siis igasugused asja. Ingrid? Ma ei oskagi just väga palju hea fraasi. Paras siukene horoskoobi laulukene oli küll jah, et ma olin siia toksinud, aga ma ütlen, et praegusesse sellisesse hetkesse, kus Eesti popmuusikas ei ole kõik meiega jäänud, siis mulle meeldib see lugu. Aga midagi rohkemat, ma tahaks tervet plaati tegelikult, et võtta, kui ma kunagi saan siin pärast Tallinn Music Weeki, et mis neil veel seal varuks on, et selline Pizza Comeback, paras supergrupp, kes seal kõik häält tegid? Ann Marleen, ja arvasin. Meil siin ka Kohver, Reket, üks produtsent ja lookirjutaja oli ka Sten Šeripov. Okei. Kui sa nüüd ütlesid Sten Šeripov, siis võib-olla... Siis tulevad punktid ära. Ei, tulevad sellised, tunned mingid šeripovisme võib-olla isegi natukene ära. Aga no, tore gaala lugu. Nagu eos selle jaoks tehtud. Punktid kohe, jah? Ja, kohe. Saada meiliga pärast. 5, 6... Ma ei tea, mis sul... Paneme 6, jah? Merit, oled kuulanud albumit? Ja, kusjuures ma käisin laupäeval jõusaalis ja ma muidu ei kuule seal uusi albumeid, aga selle panin peale omale. Ja see oli nagu huvitavalt soe taaskohtamine, sest mulle see esimene Pizza album keris väga hästi. Mulle meeldis see selline sisse kirjutatud vähenõudlikkus seal ja selline kerge meel, millega see tehtud oli ja selle albumiga esimesed lood olid selles sarnases vaimus, natuke võib-olla ka temaatiliselt loogiliselt edasi arendatud, need mingisugused pildikesed, mis seal esimesel albumil ehitatud sai. Ja see lugu oli vist ka seal albumi alguses ja mulle tekitas ainult meeldivaid tunded, et mingisugune see agro element selles muusikas on endiselt olemas, kuigi mulle tundub, et beatid on vist veidi sellised, ma ei saa öelda professionaalsemaks läinud, aga võib-olla siis tõsisemaks. Aga selles loos oli ka selline, ta on ühtaegu positiivne, aga seal mingisugune mõrudus on ka, mis mulle selle juures meeldima hakkas. Ja muidu nagu siin Reketi sellest flow'st oleme vist varem saadetes tema soololugude raames rääkinud, aga siin mingi kodune tunne tekib sellega. Eston Kohvri vokaaliga sama asi. Ja ma tean, et siin on muusikakuulajaid ja huvilisi, kellele näiteks üldse ei meeldi see vokaalikombo, aga ma ei tea, meeldiv, tuttavlik, niisugune kodune atmosfäär tekib selle looga. 8 punkti. Võib küll anda, jah.
on kirjas. 22 pitsa ja Alitalia. Fall in love, I'll take the pill, it's small enough. Too late, my systems run amok. I wanna beat somebody up like a bully. You think I'm a riot, I see the facade. You wish I'd be quiet, don't reach to a god, a god. Tell the truth. Yeah, obey. Hey, baby, do what I say. Like it ain't no other way. Baby, do what I say. I said obey. Hey, baby, do what I say. Like it ain't no other way. Baby, do what I say. When a masterpiece turn into catastrophe, they get mad at me for living out my fantasies. All the castles in the sky come down crashing every time I speak my mind. All the people swear my ego needs a repo, but I won't let go. In denial of it all, baby, tell me what it cost you to tell the truth. Yeah, obey. Hey, baby, do what I say. Like it ain't no other way. Baby, do what I say. I said obey. Hey, baby, do what I say. Like it ain't no other way. Baby, do what I say. Kanye West ja tema uus album Bully, selle nimi Pala ja kaasa tegi siin CeeLo Green. Merit, mida sorti taaskohtumine see oli? Oli kodune tunne? Korraga seda ja samas ka mitte. Ma vist eelmine nädal saates natuke sellest rääkisin, et selles albumis peegelduvad mingisugused Kanye varasemad loomingulised perioodid. Tegelikult selles loos ka ma kuulsin nii seda oma kunagist võib-olla siis lemmikalbumid selles mõttes, et see oli see, kus sai alguse minu veidi fokusseeritum Kanye periood 808 and Heartbreak. Seda kuulsin siin, see mingi selline sentimentaalne element peegeldas seda, siis võib-olla ka see My Beautiful Dark Twisted Fantasy osa selles kerges vaid agressiivsus, seda vist rääkis kellegi peksmisest või? Mingi see temaatika natukene viitas sellele perioodile ja noh, siis see gospel element võib seda vist äkki nii nimetada, see siis natuke hilisemale ajale, kui veel ei olnud päris hulluks kätte ära läinud. Ja samas oli ka midagi uut, aga see ühelt poolt peegelt ka vana, sellepärast, et Kanye on antiprodutsendina olnud ikkagi selline ülejoonte joonistaja, aga maitsekalt ja siin minu arust õnnestus seda ka ja õnnestus teha selline lugu, kus mingi äkilisus ja samas ka mingi rahulikkus olid sellised käsikäes kombinatsioonis kuidagi jalutasid mööda seda läbi selle loo, et bipolaarseks võib seda nimetada vist, mis iseloomustab ka Kanye ennast. Jah, ma annaks sellele tegelikult ka 8, mulle ikka meeldis see. Ingrid, ma saan aru, et sina oled Kanye fänn. Ei ole kunagi defineerinud ennast niimoodi, aga ta mulle alati siiski huvi pakkunud ja tema esiletõus on jah sellises
mõnes mõttes huvitavas lemmikajas, kus oli viimati veel väga põnev muusikat otsida ja leida ja ta ise esindab tegelikult ka täpselt samasugust sellist arhiivis tuhnimise nördikultuuri ja ma sain seda isiklikult kogeda kunagi MTV galal, kus me läksime Peet Vetersit karikat tooma, see oli väga lõbus muidugi, koos Snoop Dogiga sai seda. Vabandust, see oli aasta hiljem, siis nägin Kanjat Liverpoolis. Backstage'is, et minu kolleeg Martin Weismann, MTV VJ, oli suur fänn, suur fänn, nii muusika kui ka Kanje kui kunstniku fänn tegelikult, Martin ise graafik ja siis me teda siis seal varitsesime ja siis lõpuks Martin andis Kanjele CD-ROM-i Eesti selliste underground kunstnike töödega ja Kanje oli siiralt huvitatud. Me rääkisime kuskil, tubli pool tundi rääkisime juttu seal ja ma ütlen ausalt, et seal galal oli igasuguseid inimesi, keda praeguses sellises woke ajastus võiks canceldada ja see kindlasti ei olnud Kanje. Ta oli ülimalt meeldiv. Ja ütleme, et kogu see minu, ütleme, et jah, see viimane ots sellises päris suures 20. sajandist pärit popkultuuris oli siis kummaline moodustis nimega MTV Baltikum, kus sai sellega kokku puudet. Aga kui me nüüd sellest loost räägime, siis ma arvan, et ma olen selle plaadi hästi korraks tööde taustaks, korraks õue kõndima minnes läbi kuulanud, mitte väga sügavalt mõeldes. Eks et kõigepealt jäid kõrva võib-olla need tema Leon Russellit, Burt Bacharach'i seal samplib, tsiteerib, et need hakkasid kohe silma, eks ta on alati ju selliseid asju teinud, et võtab, näppab kuskilt, teeb nii-öelda omaks natukene kiiksuga, aga see lugu on huvitav, et mõnes mõttes äkki ma kui ma seda plaati veel küll, äkki see on hoopis tõesti, et ta on ju nimilugu ja ka võtmelugu, et nagu selline lugu, et et ma näen mingeid vaatan ikka taeva poole, seal on sellised ilusad pilvelossikesed, aga kurat küll, et ma ei saa oma egost lahti lasta ja et seda nagu lõplikult kehtestada, ma kutsun veel selle CeeLo Greeniga laulma, et I'm crazy. Ma ei saa muidugi aru sellest, et tõesti ta siin plaadi peal ühes loos kasutab täitsa otse Burt Bacharach'i, aga autorite seas see kirja ei ole kusagil. Ei ole, jah. See on jah see... Mismoodi, kuidas see üldse läbi läheb? Et kummaline, segane, kollaažlik, aga hästi-hästi kuulatav plaat on see ja seal on sümpaatseid hetki, seal on päris selliseid osavaid, meeldivaid kohakesi, aga kas ta nüüd midagi uut ütleb? Mina olen Kanjale nõus andeks andma, sellepärast, et inimene ongi kuskil, ta on kuskil piiridel seikleb. et eks näis, kui kauaks ja mida see päriselt tähendab pärast neid, mis selle festivali nimi nüüd ongi, kus ta täpselt, jah. Et see on selline, see lugu on selline klassikaline Kanje, ei midagi üllatavat, korralik, kõlbulik. Skolka, mulle ikkagi natuke rohkem korda läheb või huvi äratab, kõdistab siis 7. Seal plaadi kreditsitega on veel selline lugu ka, et see James Blake palus ennast ühe loo autorite hulgast maha võtta, sest ta oli küll selle loo kallal tööd teinud, aga see, mis lõpuks plaadile jõudis, seal James Blake enda tehtud enam ei leidnud, nii et ta palus ennast autorite hulgast maha võtta, mitte sellepärast, et seda jumala eest kogemata keegi ei tühistaks, et ta nii hirmsa inimesega koos on midagi teinud. See lugu kogu selle albumi pealt mulle meeldivad kõige rohkem just need ilma trummideta lood ja need ballaadid. Nendes on selline, seda rohkem tajuda, seda andeks palumise vaibi. Mulle meeldis see CeeLo Green siin. Mis oli nali, aga see oli, see natukene takerdus minu arvates sellesse western muusikasse ja sinna
Ameerika kõrbe nende kaktuste vahele kinni, aga ja ta tundub mulle pigem sellise albumi konteksti sobivana loona, mitte nüüd tingimata eraldiseisvana palana. CeeLo Green'i fännidele nagu Raul, ma ütleks, et Gnarr Sparkle tuli ka just album välja, seal on mõned väga head funk jam palad. Ja igaks juhuks ütlen, et lihtsalt lollidele kuulajatele, et ma ei ole fänn. Targad teavad niigi. Aga see hääl on tal äge, jah? Tal oli ka minu arust mingi jama vahepeal. Aga võib-olla ma eksin. Ja selle peale oleks lahe, kui Tarantino kuskil soundtracks, kui mees, kes ei ütle ka alati kõige õigemaid asju. Tahtsin just öelda, see on väga Django soundtrack. Aga kas ei ole need, nagu sa kirjeldasid just, et albumi lood nii-öelda, et kas need tihti ei olegi need kõige huvitavamad? Just nimelt need lood, mis on sellised, mis ei punnitagi olema mingid singlid või hitid, vaid on nii-öelda albumi lood, kas need tihti ei olegi need ühed... Võivad muidugi olla, jah. Sest et ma tean mitut bändi, kes on teinud ka albumi selline, kus ongi ainult nii-öelda albumi lood ja kuulad ja imestad ja mõtled, et vau. Üks viis, kuidas ma ei ole seda plaati veel kuulanud, on see, et ma panen ta toas suurtest kõlaritest käima. Ma olen ainult klappidega kuulanud kõndides või arvuti taga istudes, aga ma tahan nagu suurtest kõlaritest just olla selle ambiance'i sees, et siis tuleb seda hoopis teistsugust lõhna ka veel juurde. 7. Mis see siis teeb? 22 või? 7 + 7 + 8. Oi jah, nii. Kanye West, Bully koos CeeLo Green'iga ja 22 punkti. Seista ei julge, ei või, ei saa, ei taha. Aeg nõnda vaid hulgeb, kes ei julge, jääb maha. Ei seista, ei või, ei saa, oleks patt. Igavusse manduda on hullem kui katt. Mul ei ole aega siin pikalt ringi vahtida, kust siit välja küll võiks saada, sest kui jääd kinni pahupidi ringi, pühi tolmust kingad, hingastus sirgelt hingab, parem liikuda minna, ei väärtust ei hinda. Seista ei julge, ei või, ei saa. Aeg nõnda vaid kulgeb, kes ei julge, jääb maha. Ei seista, ei või, ei saa, oleks patt. Igavusse manduda on hullem kui katt. Kuidas välja murda, et pikas lõputust, kust siit välja küll võiks saada, sest kui jääd kinni pahupidi ringi, pühid tolmust kingad lingastus selgelt ja kindlad küll varsti näed, oled omadega mäed.
see mannuda mulle kui katk. See on artist nimega Freak Street ja Pahupidi ring, nende teine singel. Tegelikult mul oli kange isu üht teist indie-bändi mängida, kelle loo peale ma sattusin, mis oli väga sarnane ja siuke tõupuhas Eesti indie, mõnusalt vanaaegne, kes vaatasin, et see on 2 aastat vana, et siin saates ei tohi ju nii vanu lugusid mängida teadlikult. Aga Freak Street, Siim, perus Eesti indie, tekitab veel sooja tundeid või mitte? Ei tekita. Ei tekita, jah. Ei tekita. Tähendab, ma tunnen ennast kehvasti, et nii nagu alles teise singli välja andnud artisti loo kohta tuleb mul sedasi rääkida, aga ja see mulle üldse ei meeldinud. See tähendab, nagu ehmatasin ära, kui see sissejuhatav gitarrikäik või sound tuli, siis tõesti kõmatas Velike Luki mulle kohe sisse ja siis see kogu see lugu oli selline mitte siis genialistid, vaid postgenialistid, selline alternatiivne rock. Genialistid ennast pidasid? Ma ei tea. Mida nad ütlesid oma stiili kohta? Nad ütlesid ka indie tõenäoliselt öelda. Lõuna-Eesti indie. Mul on kusagilt sellised väljendid kuulda. Oli Lõuna-Eesti indie. See on puhas Lõuna-Eesti indie. Mul tuleb meelde. Lõuna-Eesti indie. Mina kirjutasin ühes kontsertarvustuses, et nad võivad genialistid on aegalt ikka täiesti funk-bänd ja siis sain meie sõbra Tõnis Kaugeest mitu aastat nuhelda. Õige mees, tervitused Tõnisele. Aga see teine bänd, mis ma tahtsin mängida, mis on väga sarnane, aga täiesti kui Smitsi moodi isegi oli lugu, on Erik R, teate siukest? Ei tea. Sa tead, eks? Mis sellega on? No, miks sa grimas või ühesõnaga reageerisid, ütleme siis nii? Küsimus, millele keeruline vastata kompaks. Ma mõtlesin, et on kohe, sul tuleb kohe midagi, aga... Vaata, see on muidugi juba ammu, on ju, kunagi ammu, kui indie muusika siia maailma tekkis, siis ta ei olnud ainult puhtalt ainult nagu muusika, ta oli ka hoiak, ta oli elustiil ja ma ei tea, mis kõik veel, aga nüüd on juba ammu peale kasvanud põlvkonnad, kelle jaoks on see lihtsalt üks esteetika nagu võtmeid või värve, mida nad kasutavad ja see, kui nagu suur vahe on sellel nii-öelda siis baasindil ja sellel esitlusel on veidi karjuva, võib-olla tegelikult ka näiteks kas 7 mehel pidas ennast indie-bändiks või? Sina kindlasti, Raul, ei pidanud, aga näiteks kurat, see on küll ma arvan, nad pidasid ennast Talk ja seda sorti bändid, ma arvan küll. Talk. Ja mingi seda sorti need bändid, kes bassin kõrgel ja siis koorusega gitarrid ja tead, delayga gitarrid ja tervitused Kalle Vilpule. Ja ennekõike see see vokaal oli liiga jõuline rokimees, kui me nüüd räägime indie-muusika kontekstist, aga teistpidi me üldse ei tea, äkki neil sellel ansamblil või ühel artistil ei olegi üldse sellist soovi olla kuskil seal, kuhu me praegu teda suuname ja surume mingisse indie-kappi. Äkki tal on hoopis teised plaanid. Nii et ärgem olge ka liiga julmad ja see bassikäik tegi, oli selline, mille võiks sealt välja võtta. Nii et ei olnud nagu ansambel Kanto. 6. See on kõige naljakam, et ma tahtsin öelda Kanto. On ju? Muidugi oli, see oli puhas Kanto. Ja see Erki R, see kõlab, või Eerik R, see kõlab natuke ka nagu Eerik Morna. Üldse imesta, kui see on Morna, aga vaatasin pilte, pagan ikka ei ole tema.
aga Ingrid? Tähendab, mul esimene referents oli mõtlesin ja mõtlesin, kui ma seda lugu alguses kuulasin, ma üldse ei mõelnud, et see tahaks või võiks olla mingi indie-bänd, et nagu need on need tudengibändi konkursid ja kuhu ka vahel muusikaorganisatsiooni esindaja, kas tuleksite, kuulaksite, sorry, ma ei oska üldse muusikat kuulata, siis lähed ja vaatad ja see on alati ka väga vahva kogemus loomulikult. Ja siis seal on selliseid bände, aga eks siin oli seda logisevat indit ja siis tekkis tõesti dissonants nende sõnade vahel, et sõnad olid ikka selline, mitte et ma neid mäletaksin, aga tuleb olla energiline ja julge hundirind, midagi taolist, see mõte oli selline. Umbes selline oli tervise Erik Murnale see ansambel Kanto kunagi, kes tegi ka vahvaid kontserte ja isegi kui tüübid pidasid sünnipäevi, siis neil oli seal nagu ürituskorraldus oli ikka tasemel, mingi kartuli matmine ja otsimine ja lõbu laialt, et ei ole ise kunagi sellist indit tegelikult tajunud ja tundnud, vaid pigem ikka sellist teadlikult konstrueeritud hoiakutega ja nagu seda nii-öelda cool indit siis, aga ega siin saates on lahe sellise siira virutamisega lugu kuulata, nagu miks ka mitte, et ega see meie suur festival, mis lahti rullub kohe, et seal on kõik nii suhteliselt peened kureeritud kõik need õhtud, et päris sellist glitchi sinna ei satu, et aitäh, tore 4 punkti. Merit? Mind pelatab eemale siuke rock, mille puhul sa tajud, et see kuskilt, see perifeeria siuke naivistlik, kus on seal juures Tartu peale, ma mõtlesin kohe esimese asjana, aga nad vist tegelikult ei ole Tartust päris. Ma ei tea, aga ma igaks juks ei räägi. Ma pean minema varsti Tartusse, nii et ma hoian suu kinni. Et seda sorti muusika, mille puhul sa tajud seda, et on võib-olla eraldi maha istutud ja mõeldud, et mida me võiks teha, et ilgelt tahaks muusikat teha ja siis mingid asjad tunduvad kõrvalt vaadates kuulidis, aga teeme seda ja siis ongi see, et see vorm tuleb ees ja siis muusika tuleb järele, aga päris seda võib-olla vormi ära ei täida sellega. Need mingisugused nagu mingid elemendid on just kui eks olemas on ja mida saab selle, siis ma ei tea, kas me räägime siin on indie-muusikast, saab nagu arvesse võtta, aga siis samal ajal see mingi eetos kui selline on sealt tagant puudu, mis sageli selle on see deal sealer nii-öelda bändide puhul, et kas neid võtta autentsena või mitte ja siin see kuidagi on natuke see etendamise maitseline, et ja võib-olla ka naljaks on see, et see vokalist tõesti, et ta esindab seal justkui seda mingisugust teist vaadet sellele muusikalised asjad nende pillimängijatega nagu otseselt kokku ei käi, et seal mingisugused dissonantsid ka, et see mingisugune tervikidee sageli sellistel bändidel on mingil põhjusel tagant puudu ja sellepärast nad mind ära ei veena ka, et siuke, ma panen 5. 5 on ka tubli, jah. 15 punkti Freak Street jõuame ja Pahupidi ring. Jõuame ühe loo kuulata veel.
see on Funk Tribu New Trance'i üks põhitegijatest. Tegutseb Berliinis ja kaasa tegi siin Poola New Trance'i Star Linz ja see oli värske singel, just ilmunud uus, tutus, šokk. Kas seda mussi saab nendel Merimelli settidel ja pidudel? Ma ei tea, kas nad New Trance'i mängivad, nad on vist ikka rohkem selline hard techno nemad vist. Hard techno tüübid. Seal oli ka mingi huvitav ülesehitus sellel lool, sest nüüd algus ja lõpuosa olid ühest kannist ja siis see keskmine meloodilisem. See käib New Trance'i juures. On tavaline. Need reivi klaverid ja meloodilised. Pigem tuli... Nagu ka päris Trance'il. Pigem tuli hea hoog selle looga sisse, aga eks tal on siuke nagu minu enda peas selline seos, et kuskil Viimsi sõibiritol aknad lased alla ja siis teed nii, et kõik kogu ümbruskond inimesed, kellest mööda sõidad, kuuleks ka. Et minu jaoks oli see võib-olla selline ainuke ühenduslüli selle looga, sest võib-olla sellist emotsionaalset seost on keeruline ja minul kui mitte transi püsikuulajal sellega luua. Aga mul pigem jah, selles mõttes, et hea, et ta on 6. Albumi nimi Pirita Nights. Viimsi Summer. Ingrid, New Trance meeldib ja meeldi? Mis New Trance'is põhimõtteliselt null-nullindate reiv ja trance tegelikult. Ja selle trance'i uus tulemine, nagu olid omal ajal meil kõik New Jazzid, New House'id, oli ka isegi New Pagadiimel. Täpselt. Et selline sulam ta täpselt ongi niimoodi ja väga okei ja funktsionaalne ja nüüd ütleme niimoodi, et kellelegi, kes tuleb võib-olla sellest õudsest EDM-i backgroundist, et miks mitte midagi sellist juurde susata, võiks nagu sobida, see kõrge oktaaniline muusika nagu. Pumpas okeilt, minul lihtsalt, et ma olen praegu nagu nii läbi raputatud ja tümitatud, et kui ma üldse midagi jõuan kuulata, siis öösel, kui ma lõpetan oma töötegevused ja lahkun ekraani eest. Siis ikkagi New Trance'i ei kuule. Ma ei kuula New Trance'i, ma vaatan Jaapani iluisutamist, sest et mitte midagi ilusamat lihtsalt ei ole olemas, midagi pehmemat, kaunimat, kaasa arvatud muusika, neil on suurepäraselt kureeritud see muusikavalik ja kui sa ikkagi teed selle 4x akseli imelise maandumise ja sirutusega, see teeb mulle kuidagi pai ja ütleme, et praegu see lugu käib mul kõige vastu, millega mu keha võitleb. Ühesõnaga, Funk Tribule seda kutsuksid politsei? Ei kutsu üldse mitte kellegile ja ma jäin iseenesest, ütleme niimoodi, kui selline žanri hinnangu peab panna, mul natukene meeldis see lugu ja köitis isegi. Ma imestan, et ma selle praegu välja kannatasin, et seal oli oma lahedaid nurgakesi. Ja? Kas TML saab ka kuskil sellist asja? Päriselt mitte seekord, aga klapp DJ-d on meil. Piritel tasuta linnalaval. Liiga uus asi. Ja, äkki klapp DJ-d tahavad väga moodsad olla Kuslap ja Boipaperoni ja täpselt, jah. Mine ehmata neid seal. Šokki saab. Tean natukene šokk. Okei, ma panen 5. Siim, New Trance. Tundub väga igav. How come? Siin muusikas on vokalisti osas on ju see krudisev acidi sound. See oli, tema nagu laulis iseenesest nagu naljakalt või kaasavalt fine, okei, aga see alumine osa seal oli nagu kuidagi mega igav ja banaalne, ehk siis nii-öelda selle transi vokalisti alune see trumm ja süntesaator, see oli lihtsalt nagu vaataks tellist kivisid, väga igav
ja lõpuks selle transi vokalisti panus muutus, ei olnud enam ka naljakas ega ei arvanud mind kaasa, et ta jäi, ütleme siis niimoodi, et see on natuke liiga pop, et kui trance, siis ta võiks olla ikkagi selline metsik džungel, kuhu mind nagu imetakse sisse ja mul on natukene hirmu äratav ja et ta võib-olla siis juba selle muusikaliselt paneks mu meeled virvendama, nii nagu ma oleks 2 kausitäit seeni ära söönud, eks ole ju, aga see on nagu lihtsalt ühelt jalalt teisele hüppamine kuidagi seal Kossu väljakul sõpradega igav, aga jah, ma ei saa aru, mis siin uus on, see on siis lihtsalt pop-trance või? Ei, no selle kusjuures tüüp käib ja mängib igal pool, praegu on Inglismaal kõik, ühesõnaga täisvärk, new trance is the shit. Ta võiks nagu, ma tahaks, et vana trance oli sitt, saad aru. Ja nüüd on siis, soojendatakse see, noh, trance on ju, see, mida sina kirjeldasid, on päris nii-öelda transi või muusika on ju hoopis midagi muud. Õige sõna on jah, see transi viimist siin nagu ei on. Ma tahaks, et ta võtaks... Aga trans ei olegi kunagi transi viidma. See oli see, mis mind omal ajal ka transiga täiesti endast välja ajas, aga seal on element. Ja mõned artistid vast ikka. Aga seal ikka üht-teist on loomulikult ja need kõik. Ma tahaks, et nagu ta krudistaks, võtaks mu aju ja hakkaks sellega krudistama, aga ta... ta ei tee sellega minuga, ta võtab... Ta Psy-transi saad. Ja Psy-transi ja Arstyle tundub praegu ka nagu mõnusam... Eks see trans oligi rohkem tüdrukute muusika. Ja see new trance on ka siuke, tüdrukud käivad ja... Palun bros teepi. Ma panen sama palju punkte kui eelmisele artistile, aga ma lihtsalt ei mäleta, mis ma panin enne. Kas sa rääkisid viimasena või? Ei, sa esimesena vist. Siis sa panid 6. Joh, ei. Oi, ei, siis ma panen ikka vähem. Pane 5. Ei, ma panen 4. No ikka, igal juhul siis need ikkagi saavad võrdselt punkte. Nii Freak Street kui Funk Tribu, kurat. Hea nimi samas. Aga üritused sel nädalal minul on väga lihtne, mis ma soovitan mingi Tallinn Music Weekile, kuhu teil mujal ikka minna on, siin nii midagi muud ei toimu ja siis mõelge selle peale, et normaalne oleks, kui iga nädalavahetus oleks selline. Siis oleks nii nagu peab, mitte nii, et korra aastas on igal pool toimub midagi, on kuhu minna, bändid esinevad, erinevad bändid, erinevad stiilibändid ja nii edasi. Palju rahvast, välismaalasi, eestlasi, kõik on jee! See peaks olema kogu aeg nii. Siis me räägiks. No tegelikult ikka toimub minu arvates Tallinnas päris palju väga I know. Mul on isegi juba etteheitvalt küsima hakatud, et miks see nii vähe käid. Aga ma ütleks... Kui sa hommikuti peeglisse vaatad? Mul seal Delfi Kultuuris on avaldunud praegu juba mu need soovitused, Tallinn Music soovitused, et ma lingin, võtke praegu mu suust see link sellele artiklile, vajutage selle peale, seal on 10 artisti ja mõned nagu showcase'id täitsa eraldi, mis ma olen välja toonud näiteks. Mis on üldse lahe selle aasta Tallinn Music Weekil on see, et teil on, te olete uusi neid showcase leiutanud ja välja teerinud ala legendaarse raadiooma, Glitch Please, siis Reivile sinuga või minuga mitu on varem suured. Ja mingeid asju oli veel uusi, et see on tore, et need klotsid nagu muutuvad ka. Kas sa saad African Now lavalt leidsid? Seal on päris lahedaid asju. Ma soovitasin seda Kongo punkbänd. Pöö on lahe, jah. Siis teine, kelle nime ma ei mäleta, aga Kongo bänd põhimõtteliselt mängib prügist tehtud pillid. Ongi selline tänavatel sünninud. Et seda võib-olla jah, iga kord ei leia, et teha suht minna.
ma ei ole liiga veel sukeldunud sinna programmi küll, aga ma tean, et ma usaldan Cohen'i Weekendika showcase'i enamasti. See on Kivipaberkäärid laupäeval. Miks sükka nägusi? Mis asja, kelle? Kunderheg, hääldatakse. Kunderheg, agentuuri Jugofuturism asutaja ja juht, väga meeldiv inimene. On mitmeid Eesti artiste viinud ka üle Euroopa ja Balkani maadele. Ja. Üks kuulaja lihtsalt ei saanud aru. Üsna huvitav segu on tal seal, et ma nagu natuke olen skeptiline mingite valikute osas, aga võib-olla sellepärast huvitav on ka endal. Skoone on minu arvates. Skoone on 2 kohas, Paavlis ka just ja Weekendid seal. Ja, sorry, praegu ma ei jõua rohkem midagi promoda. Käige, tehke see festival ära, siis soovitan midagi muud ka. No Raul, kas sa oled rahul olemata, ei saa aru, ma ei loe su näost välja. See on hea, ma kuulan seda Ben Dankardi Soundy Drive. Aga selline oligi meie seekordne saade. Merit Maarits ja Siim Nestor olid kriitikud, meil oli külas Ingrid Kohtla, Tallinn Music Weeki, ma ei teagi, ütleme siis Helen Sildna parem käsi. Pressijuht ja üks kuraatoritest oli ilus. Ühesõnaga üks põhitegijaid. Mina olen saatejuht Raul Saaremets, me oleme tagasi nädala pärast, siis juba uute juttude ja kogemustega, mis sealt festivalidki kaasa tõenäoliselt saame. Jep. Ja täname meie toetajaid. Ja tervisi Valnerile. Ja Valner, saa ka terveks ära põe. Tepsli, Muusikalinn Tallinn ja Converse Eesti. Thank you ja goodbye. Ciao. Ciao.